Markus oli Tallinna kesklinnas keset sügisest tormi. Ta hilines olulisele tööintervjuule, mis oleks pidanud ta majanduslikust august välja tooma. Kell oli 5 minutit hilisem kui vaja. Ta teadis, et uksed suletakse. Ta hingas ruttu, tundes, kuidas ebaõnn teda jälle tabab. Just siis, kui ta tahtis alla anda ja telefonile sõnumi trükkida, peatus tema ees vanem, veidi roostes takso. Peatus, mida ta polnud tellinud. Juht, meeldiv, vaikne vanem mees, vaatas talle otsa, jah, sisse. Ära muretse, me jõuame. Markus jõudis intervjuule 5 sekundit enne ukse sulgemist. Ta sai töö. Ta tundis rõõmu, mis oli liiga suur, et olla juhus. Keegi oli teda juhatanud. Keegi aitas. Markus jookseb, aga on peatunud vana, kummaliselt helendava takso ees. Tundub, et see on ainus valgustatud koht pimedas tänavas. 3 kuud hiljem oli kõik täiuslik, korter, töö, isegi uus suhe. Ühel hommikul leidis ta oma magamistoa laualt vana, roostes võtme. See polnud tema oma. See polnud ühegi tema luku jaoks. See pidi olema sinna ilmunud iseenesest. Samal õhtul oli Markuse korteris veeuputus. Toru oli lõhkenud. Täielik kaos. Ta hakkas torude sulgemiseks meeleheitlikult tööriistu otsima ja just siis, kui ta tundis meeleheidet, libises tema käe sisse sama roostes võti. Ta proovis seda huupi kapiukse lukuauku. See sobis. Kapi sees oli vana, roostes toruvõti, mis aitas katastroofi peatada. Ta seisis vannitoas, vaadates vee poolt räsitud korterit. Kas see oli juhuslik kingitus või oli ta saanud abi healt hingelt? Või oli tegemist varjatud ähvardusega? Markus seisab vee poolt räsitud vannitoas, käes roostes toruvõti. Õhk on tihe. Markus hakkas tundma, et teda jälgitakse. Mitte kurjalt, vaid pigem uudishimulikult. Igal öösel tundis ta oma magamistoas kerget tõmmet ja kuskil korteris oli alati üks asi, mis oli paigast liigutatud, mitte halvas mõttes, vaid justkui abistavas liigutuses. Ühel päeval otsustas ta võtme ära visata. Ta tundis, et see liigne abi teeb ta nõrgaks. Ta viskas võtme prügikasti. 5 minutit hiljem helises telefon. Tema ülemus, Markus, sul tekkis väike probleem, sinu aruandes on mõned suured vead. Ma pean sind esialgu vallandama. Markus tundis šokki. Ta läks kiiruga prügikasti juurde tagasi, otsides võtit. Seda polnud seal. Ta tundis õhus külma ähvarduse hingust. Kas see oli karistus? Varjud prügikasti ümber on väga sügavad ja ähvardavad. Ta tunneb end jälgituna. Lõpp, kummaline kaal. Järgmisel päeval oli kõik halb. Markus oli vallandatud, tema tüdruksõber lahkus temast. Ta oli tagasi samas augus, kus ta oli alustanud. Ta istus oma pimedas korteris ja mõtles. Kas see abistav jõud oli tema kaitseengel, kes karistas teda kahtluse eest? Või oli see kuri entiteet, kes tahtis teda purustada, pakkudes talle alguses täiuslikku elu? Ta teadis, et korteri uks oli lukustatud, aga koridorist kuulis ta 2 erinevat sosinat. Ära muretse, ma aitan sind jälle. Sa lihtsalt pead mind kuulama. Sõbralik, soe, meelitav. Sa oled nõrk. Sa oled meiega. See ei ole sinu elu. Külm, murettekitav, ähvardav. Sosinad vaheldusid tema pea kohal, justkui kaaluksid 2 jõudu tema saatust. Ta tundis, et kummalise kaalu all on tema reaalsus. Ta sirutas käe ja leidis oma padja alt roostes võtme. See oli tagasi. Ta teadis, et ta saab seda kasutada, et oma elu jälle korda seada, aga ta teadis ka, et sellel oli hind. Ta seisis toas. 2 hääle vahel. Ta teadis, et elu läheb jälle hästi, kui ta seda võtit kasutab, aga ta polnud enam kindel, mis hinnaga ja kelle heaks ta seda teeb. Mida teeksid, kui sinu elus hakkaks iga sammu juures kaasa aitama nähtamatu jõud? Markus elas tavalist Mustamäe elu, kuni tema kätte ilmus kummaline, aga tänapäevane võti. See võti tõi talle uskumatut õnne ja edu seni, kuni ta otsustas selle ära visata. Siis algas tõeline õudus. See on psühholoogiline õuduslugu, mis uurib küsimust, kas meid juhib hea vaimne abiline või manipuleeriv kuri entiteet. Iga abistav samm nõuab vastutasu ja teadmatuse kaal muutub järjest suuremaks. Kas Markus on valitud või lihtsalt tööriist 2 varjatud jõu vahelises lahingus?